Aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid, inimesed, kes meid jälgivad. Kuna siin oli enne mind 3 ettekannet väga konkreetsetel spetsiifilistel teemadel, siis ma mõtlesin, ma oma kokkuvõtvas ettekandes võib-olla annan natuke laiema raamistiku sellele, kus me Eestis oleme ja püüan selle ettekande lõpetada oma nägemusega sellest, et mida teha võiks ja kuidas edasi liikuma peaks. Aga vahepeal puudutan loomulikult ka konkreetsemalt aspekte selles, mis puudutab tuulest või üldse siis nii-öelda juhuallikatest elektri tootmist. Kõigepealt, ma arvan, ei ole kunagi paha üle korrata mõned baasfaktid Eesti kohta. Meie aastane elektritarbimine on üle 8 teravatt-tunni, 8,25–26 ja tiputarbimise rekord on 1,6 gigavatti, 1600 megavatti. Meil on installeeritud võimsusi selliselt, et põlevkivielektrijaamasid on 1340, koostootmisjaamasid 269 megavatti, tuuleparke 695 megavatti. Siia juurde ütlen veel, et nende tootmise rekord pärineb möödunud aasta 16. detsembrist, kui nad tootsid 1 tunni jooksul siis 588 megavatti. Kiire arvutus siis ütleb, et nad sellel rekordpäeval jõudsid kusagile 85% peale oma sellest maksimaalsest teoreetilisest võimsusest. See ei aasta keskmises mõttes seda võimsusfaktorit kuidagi ei kirjelda. Kui vaadata, palju aastaga need tuulepargid tootsid, siis nad tootsid 1164 gigavatt-tundi ja kui nüüd võrrelda seda nende installeeritud võimsusest tuleneva maksimaalse teoreetilise võimsusega, siis nende võimsustegur oli 22,6%. Me teame, et Eestis tihti räägitakse tuuleparkide võimsustegurist 40. Et praegu siis konkreetselt installeeritud võimsustelt on saavutanud 22,6. Päikeseparke on meil 1,2 gigavatti installeeritud, nende tootmisrekord oli 788 megavatti, ehk siis kusagil 65% suutsid nad ühel päikeselisel päeval 1 tunnil saavutada. Aga jälle, kui me vaatame aastast toodangut, siis see on pisut üle 1000 gigavatt-tunni, mis annab nende võimsusfaktoriks 14,6, mis on isegi üllatavalt hea, mida tasub päikeseparkide puhul meeles pidada, et see võimsusfaktor jaotub võrdlemisi ebaühtlaselt aasta peale. Meie pilvisel ja pimedal talvel võib see jõuda mõne üksiku protsendini isegi, rääkimata päevadest, kus ta on 0. Lisaks on meil ühendused, 2 Estlinki kokku 1000 megavatti võimsusega, üks neist, nagu me teame, on praegu remondis. Ja siis on meil Läti ühendused, mis on võimsusega kusagil 1300 megavatti. Siin on nüüd üks lisamärkus andmete juurde, et see ühenduste lugu ilmestab minu arust väga hästi vale otsuseid, mida Eesti energeetikas on tehtud, ehk et meil selle asemel, et ehitada välja ühendusi piirkonnaga, kust on võimalik odavamat elektrienergiat riiki sisse tuua, ühendasime ennast suurema võimsuse läbi lõunaga, mis tekitab meil defitsiiti ja seeläbi ka muudab hinda kallimaks. Nüüd selle kõige juures, mida ütleb Elering oma möödunud aasta varustuskindluse aruandes, ma ei hakka aruannet pikalt ette lugema, ma loen ette ühe olulise lause sealt. Sarnaselt regiooni teiste riikidega seisab ka Eesti lähiaastatel silmitsi väljakutsetega hoida taastuvenergia kiire arengu olukorras piisavaid juhitavaid tootmisvõimsuseid. Isegi meie Elering ütleb, et meie põhiline fookus peaks olema tegeleda juhitavate võimsuste arendamisega. Valitsus paraku ei ole aru saanud, et see peaks olema meie põhiline fookus. Ja see on tegelikult oluline, ütleme nii sellele, et sõnal on jõud, mida me teame kõik, aga tegelikult et sõltub, kuhu sa oma auru paned, et kui sa paned selle vile peale, siis on kõva vile. Kui sa paned selle millegi muu tegemise peale, mis tulu toob, siis on tõenäosus suurem, et sa selle tuluni jõuad. Ja nüüd, mis puudutab seda Eesti raamistikku veel, meil on seaduses jätkuvalt sätestatud, et 2030 peaksime me 100% aastase mahu mõistes ehk siis pisut üle 8 teravatt-tunni elektrienergiat tootma taastuvatest allikatest. Ja kui me neid tegelikke toodanguid vaatame ja tegelikku Eesti tarbimist, siis tänase seisuga tuul ja päike annavad umbes veerand, mis tähendab, et me peaksime neljakordistama
neid tootmisvõimsusi ja see kõik põhineb tänastel tegelikel Eesti andmetel. Ja kui me neljakordistame selle tuule installeeritud võimsuse, mis on ligi 600 megavatti ja päikese, mis on 1200, siis me jõuame sinna, et me peaksime paigaldama 2,3–2,4 gigavatti tuulevõimsust ja üle 3 gigavatti päikest. Teisipäeval esines endine kliimaminister Yoko Alender huvitava mõttearendusega, et tegelikult ei pea nii palju, sest me saame koostootmisjaamades puitu põletades seal vahe ära katta. Jutuks hea küll. Ja ega eestlased on puitu ikka põletanud ja otseselt selles midagi halba ei ole. Ma lihtsalt ütlen, et väga suurt hulka sellest ei kata. Ja siis sellest edasi me jõuame selleni, et kui me selle 2,35 gigavatti tuult ja 3,15 päikest oleme püsti pannud ja ütleme, kui nad siis ka saabub mõni tund, kus nad saavutavad oma sellise samasuguse rekordtulemuse, mis nad Eestis on siin praegu saavutanud, tuul 85% installeeritust ja päike 65%, siis nendel päevadel on 2 gigavatti emmal kummal sisuliselt see toodang, mis antakse. Tuletan meelde, meie rekord seni külmal talvel on olnud 1,6. Siis me oleme kohe selle probleemis, et mis me teeme selle üleliigse elektriga. Ja siit ma jõuan edasi järgmise sellise alapeatükina valitsuse jutupunktid. Selle kohta on valitsus pikalt rääkinud nii kliimaministrite kui peaministri tasemel. Ekspordime. Teemegi, installeerimegi hästi palju võimsusi ja siis ekspordime. Ma ütleks, et nagu Kaja Kallas ütles, elektrimolekule saaks siis eksportida küll, aga raha ei saaks selle eest. Sest et nendes oludes ja meile räägitakse, et tuul puhub erinevalt ja päike paistab erinevalt ja loomulikult variatsioonid on, aga suures pildis tegelikult sellel hetkel, kui meil siin seda tuule- või päikeseenergiat palju on, küllap on ka lähinaabrusest teda üsna palju, see tähendab, et hind on all ja esimene küsimus tekib, et kohe, et kas naabritel on siis vaja või on neil ka juba liiga palju. Ja teine küsimus on see, et kui sa nulliga teda ekspordid, siis sa raha ei saa. Elektrit eksporti, siis statistika selles nurgas on ilus, aga raha ei saa. Ja nüüd teisipidi, kui sa siis impordid ikkagi külmal talvel, sest sul neid võimsusi, mis sind toidaks siis, kui tuul ei puhu, päike ei paista, ei ole piisavalt, siis sa impordid kallilt. Nii et jooksev konto ja riigi nagu rahalise seisu mõttes äärmiselt halb äriplaan. Ja ma tuletan meelde Eleringi sõnumit, tegelik mure on meil juhitavate võimsustega. Teine jutupunkt, odav elekter. Selle odava elektri saabumine, ütleme, võiks näida tõena sellisel juhul, kui täita sotside unistus ja kaotada elektri arvelt kõik read, mis seonduvaid kulusid kajastavad. Võrgutasu, meil hakkavad siin lisanduma need võimsusreservitasud ja muud. Kui need ära kaotada, ja võib-olla ka nendel hetkedel, kui meil on elekter ka börsil kallis, siis valitsuse poolt seada mingi piir ja maksta seega veel maksudest kinni, siis on lihtsalt maksukoormus suurem ja sotsid saaksid öelda, et elekter on odav. Tegelikult kulu ühiskonnale kogu selle süsteemi üleval hoidmisel on väga kallis. Ja siis lisaks, mida meile räägivad valitsuse ja koalitsioonipoliitikud, kui Kristen Michalil argumendid otsa said, faktidega paljastati udujutt, tuli Eesti poliitilisse žargooni uus termin, numbrimaagia. Ärge olge kinni selles numbrimaagias. Põhimõtteliselt seda võiks laiendada, et ärge olge kinni faktimaagias. Et me teeme oma maagiat ja te ärge tulge siin faktidega meie seda narratiivi lõhkuma. Lisaks lasti lahti ametnik, kes numbrimaagial paljastuda lastis. Ja siis teine asi, mida tehakse, räägitakse numbritest ilma kontekstita. Täna kolleeg Kadastik ütles, et kas te tahate, et eestlased maksaksid 15 miljardit rohkem. Ei pannud seda üldse konteksti, et millest rohkem või et kas me siis maksaksime mingi 20 aasta jooksul 15 miljardit ja pärast tagurpidi läbimõtted ei olegi võib-olla nii palju, et lihtsalt öeldakse mingi hästi suur number, et inimesed 15 miljardit, hirmus. Et ma siin teisipäeval käisin televisioonis käsitlemas kindlustusteemasid, seal kindlustusseltside esindajad ütlesid, et teate, kui palju kindlustusseltsid on rahasid välja maksnud? 58 miljonit. Kõik inimesed mõtlevad, tõesti tubli 58 miljonit. Aga ma ütlesin talle, et ütle palju kokku korjasite. Üle 100. Ainult pool maksite välja. Siin on natuke sama lugu, Maarjo, et 15 miljardit ja 15 miljardit. Ja maksa inimesi siin hirmutada. Ja keskkonnakomisjonis öeldi, et 2 korda odavam elektrihind. Ma küsin, millest 2 korda odavam?
Sest kui sa ütled lihtsalt 2 korda odavam, siis jõuab kätte üks päev, näiteks 5 aasta pärast. Inimesed ütlevad, et elektri hind 250, et miks ta nii kallis on. Ametnik ütleb, aga ta on 2 korda odavam kui 500. Eks ole. Et niimoodi numbritega mängides on võimalik ikka seda oma udujuttu päris nagu, pehmelt öeldes huvitavaks ajada. Ma küsisin ametnikult, et äkki teil on selline mõte ka Kliimaministeeriumis läbi käinud, et paneks selle hinna eesmärgi suhtes Soome elektri hinnaga. Et siis see oleks selline nagu käega katsutav ja ka seotud riigi konkurentsivõimega, et kuhu me üritame jõuda ja mis me siis teeme selles valguses. Mõni näide välismaalt. Meile ju kogu aeg, selle sama odava hinna näide meile räägitakse, et taastuvenergia toob odava elektri hinna ja siis küsimus Saksamaa, Suurbritannia, Taani, nad juhivad elektri hinna edetabelit ja selles mõttes juhivad halvas mõttes, et neil on maailma kõige kallimad elektrihinnad, aga neil on kõige rohkem installeeritud võimsusi. Saksamaa ja Taani on tuulde pannud raha nii, et vähe pole, Ühendkuningriik samamoodi. Et miks neil siis seda odavat elektrihinda ei ole? Ameerikast, California, samamoodi osariik, kes on kõige rohkem tegelenud sellega, et panna juhitavaid tootmisvõimsusi kinni, nii tuumat kui fossiili ja teha taastuvenergeetikat. Kõige kiiremini kasvav ja kõige kõrgem elektri hind, kõige suurem energiavaesus Ameerika Ühendriikides. Seal on täpselt see, millest meil kolleeg Kadastik siin aeg-ajalt Facebookis kirjutab, kuidas tal on maru tore, et akupank ja päiksepark ja muudkui siin mängin turu vastu ja juhuu. Californias on täpselt sama asi. See väike jõukam osa ühiskonnast saab nende hobidega tegeleda ja ülejäänutel peab maksukoormus suurem olema, et see pull kõik kinni maksta. Ühiskonna kulu ei ole kuidagi väiksem. Ja viimase aja uudised Euroopast. Norrakad, rootslased on välja öelnud, et sõbrad, neid uusi ühendusi me teiega küll enam ei ehita. Pidades silmas siis seal sakslasi ja taanlasi ja norrakatel tegelikult on elektriühendus, eks ole, Suurbritanniaga. Ja lisaks nad on öelnud, me isegi kaalume seda, et võib-olla me ei lase sealt elektrit enam läbi, sest kui sul hiigelhinnaga Suurbritannia või Saksamaa sinu odavat hüdroenergiat ostab, siis ühel hetkel isegi norralased, kes muidu on rikkad nagu trollid, vaatavad, et pagan, kalliks läheb. Aga kui sakslastele ei annaks, saaks ikka täitsa nagu toredasti läbi. Nüüd selle taastuvaga kaasneb ju, eks ole, see, mida on tänapäeval viimastel kuudel eriti palju räägitakse, uued teenused, uued turud. Reservvõimsused, sagedusreserv, kõik siis see akud ja kogu see lugu. Need turud ja teenused tekivadki siis, kui sa hakkad installeerima taastuva või juhu elektri tootmisvõimsusi. Nii kaua, kui sa toodad elektrit fossiilkütusest või tuumajaamaga, sul ei ole vaja mingisuguseid lisateenuseid, mis on tegelikult väga kallid ja viimase aja uudised ju ütlevad, et ametnikud hindasid, et kulub 60, nüüd miljonit. Esimese paari kuu põhjal on selgunud, et alla 120 ei lähe kuidagi ja pigem läheb üle. Et kõik need teenused on kallid. Maarjo eile, jälle, ma ei teagi, Maarjo, sa ja seda füüsikat ja energeetikat jagad, aga võib-olla sa oled nagu naiivne natuke ettevõtjate suunas vaadates, et sa kuidagi eile rääkisid, et ettevõtjad pingutavad hirmsasti selle nimel, et hinnad alla tuua ja marginaalid endal alla tuua. Ma arvan, et ei pinguta ja ei peagi pingutama. Meie siin loome raamistiku ja ettevõtjate põhiülesanne on teenida kasumit ja küll nemad juba läbi hammustavad, kuidas selles raamistikus siin siis seda kasumit üles lükata. Nii et mina küll ei usu seda juttu, et küll see reservvõimsuste hoidmine odavamaks läheb. Ühel hetkel, kui ta liiga odavaks ettevõtjate suunalt vaadates läheb, siis neid ei paigaldata ja siis on neid puudu ja siis nad on kallid. Natukene selline ringkäik. Aga kusjuures see juhuelektri tootmine ju vajab enda kõrvale mingit tuge ja see tugi on tavaliselt fossiil. Ja kui me nüüd vaatame, siis Euroopas ja maailmas üldse lemmikfossiiliks seal kõrval ongi siis gaas. Ja ma selleks ettekandeks ettevalmistudes siis vaatasin numbreid. USA-s Texase osariigis tehti analüüs, et milline elektritootmisviis, mis hinnaga kätte tuleb, kui arvestada kogukulu. Kõige odavam maagaas. Kusagil jõuti tulemuseni $50–80 megavatt-tund. Siis järgmiseks kallim on tuul, päike pluss maagaas. See on 70–100, selline 40% kallim. Ja kõige kallim
tuul, päike pluss salvestus 100–150 ehk et pane veel 50% sellele otsa. Noh, kusjuures teatavas mõttes on siin nagu talupoja mõistusega nendele numbritele otsa vaadates sa saadki ju aru, et kui üks variant on maagaas, siis ta on odav. Kui sa nüüd ütled maagaas pluss tuul ja päike, siis ta on kallim, sest et sa teed maagaasi kõrvale midagi, mida sinna kõrvale tegelikult vaja ei ole. Ja siis, kui sa ehitad midagi, siis see teeb ikka asja kallimaks. Aga see selleks, kui me nüüd võtame selle Eesti võrdlusesse, siis tegelikult põlevkivi ja gaas on äärmiselt võrreldavad. Selles mõttes, et meile räägitakse ja võib-olla mõned lihtsad numbrid, mida on hea meelde jätta. Eestis umbes öeldakse, et 1 megavatt-tunni tootmiseks kulub tonn põlevkivi ja CO2 heide on umbes tonn. Auveres tegelikult on numbrid väiksemad, nii põlevkivi koguse kui ka heitme mõttes. Need on kusagil 700 juures. 700 kilogrammi põlevkivi ja 700 kilogrammi heidet. Nüüd gaasile öeldakse, et see on poole väiksem. Öeldakse, et 1 megavatt-tunni tootmiseks kusagil kulub 177 kuupmeetrit gaasi ja Rotterdami börsil pannakse see gaasi hind megavatt-tunni tootmise hinda, et ta oleks nagu võrreldav energeetikas. 34 eurot megavatt-tund on gaasist elektri tootmine ja heidet 430. Aga kui me nüüd mõtleme Eesti kontekstile, siis see gaas tuleb kas USAs või Kataris veeldada, siis laevaga siia vedada, siin gaasistada ja siis kütta. Kogu see ahel lisab 200–250 ühikut heidet. Nii, ja siis me jõuame selleni, et Auvere ja gaasijaama CO2 heide on tegelikult võrdsed. Kusjuures, kui sa Auveres pool paned puitu, millest küll tekib CO2, aga mis Euroopa Liidu arvestuses nagu ei teki, siis sa saad Auvere põlevkivielektri CO2 heitme väiksemaks, kui on gaasijaama heide. Ja kui sa nüüd võrdled hinda, siis põlevkivi, ma eile rääkisin põlevkiviga tegelevate inimeste, küsisin, kui palju maksab põlevkivi, kui ta on platsil valmis ahju panekuks. Ilma keskkonnatasudega 16–17, koos keskkonnatasudega 20. Üks tonn ja see on vaja 1 megavatt-tunni tootmiseks. Auveres on vaja 0,7 tonni, korrutame läbi, saame selline 14 eurot. Gaas 35. Ehk et nüüd meil ehitatakse siin mingisugust butafooriat, tuulikut, päike, pannakse gaasijaam ja kõik nagu oleks maru tore ja põlevkivi küll on halb, aga heide on gaasil suurem ja rahakulu on üle 2 korra suurem. Kilplased, nagu ma olen siin varem energeetika valdkonnas öelnud, on jõudnud valitsusse. Tirime palgid mäe otsa, vaadake, kui kergesti nad sealt alla veerevad. Need on arvutused, mis põhinevad peavoolu andmetel. Eleringi aruanne, ERR-i uudised ja nii edasi. Ja kui nüüd jõuda selleni, et mida tegema peaks, siis korraks võib-olla võiks vaadata ka otsa erinevate tootmisvõimsuste ehitushindadele. Tõepoolest, gaasijaam on küllaltki odav, 1,5 miljonit 1 megavati võimsuse kohta, eluiga 25, võib-olla 30 aastat. Põlevkivi on raske hinnata, sest viimasel ajal on referentsi vähe, pole ehitatud, aga kui võtta aluseks see, mis on kivisöejaamade ehitushind ja vaadata tagasi ka Auverele, kusagil 2–3 miljonit megavati kohta, aga eluiga 60+ aastat. Tuumajaamas me räägime 3,5 miljonitest megavati kohta, eluiga 80+ aastat. Ja nüüd tuulepargi ehitushind ja siin head kolleegid, ei ole vaja ChatGPT-st isegi järgi kontrollida, võite võtta lahti 31. jaanuari ERR-i uudise. Poola hakkab ehitama suurt tuuleparki, võimsus 1,5 gigavatti, hind 7 miljardit. Ehk et megavati kohta 4,6–4,7 miljonit. Meretuulepargist räägin. Ja siin meil optimistid ütlevad, et maismaatuulepargil on see võib-olla selline 1,5 miljonit gaasijaamaga samas suurusjärgis, aga selles mõttes julgen nagu kahelda, et meil neid siiani ehitatud maismaatuulepargid on oluliselt väiksemad, kui nüüd tänapäeval räägitakse. Nad oma suuruselt lähenevad nendele meretuuleparkidele ja tõepoolest ma olen nõus, et maismaal ilmselt on odavam ehitada kui merel. Nii et, ja ma olen seda siin palju öelnud ja ma tean, et ma kordan ennast, aga mina ütleks, kasutame oma põlevkivi, selle kõrvale ei ole meil vaja panna juhuelektri tootmisvõimsusi,
me saame väga soodsa elektri ja kasutame seda aega, kui meil on põlevkivist soodne elekter ja Maarjo ja teised teadlased saavad istuda soojas toas ja valges toas ja arvutada ja siis kasutame seda aega ja raha tuumajaama ehitamiseks. Sest odav energia on väga oluline, et majandus oleks tugev ja tugev majandus on väga oluline, et riik oleks tugev. Aitäh! Suur tänu ja nüüd küsimused. Martin Helme, palun. Jaa, suur tänu. Need põhiandmeid on vaja ikka aegalt üle rääkida, sest et numbrimaagia siiski on oluline. Ja mina alati sille kõige juurde, mis sa siin ka oma ettekandes ütleksin, et kategooriliselt tuleb tagasi lükata jutt sellest, et CO2 on mingisugune heide. CO2 ei ole mürk, ei ole heide, on eluks vajalik gaas planeedil Maa, mida on niikuinii liiga vähe. Aga nii, et sellega võitlemine, selle trahvimine, selle maksustamine, selle nii-öelda väljavõtmine tootmisest on niikuinii inimvaenulik tegevus. Aga oma jutu lõpus jõudsid sinna, aga minu meelest tuleb seda veel korra üle rääkida, et meil siin on selline, räägivad reformierakonnased ka, et okei, teeme selle tuumajaama, aga teeme ikka päikest ja tuult ka kõrvale. Me kõik saame aru, miks, sellepärast, et kuskil on 3 miljardit eurot, mida on vaja igal juhul ära kantida ja laiali jagada ja korruptiivselt omadele sättida, et tuumajaamal nad seda skeemi ei ole veel püsti pannud või seda raha ei paista, et me saame kõik aru sellest, miks. Aga mida te energeetiliselt meile annaks? Kui me teeme korraga, meil on veel põlevkivi, me tahame teha tuumajaama, aga siis vahepeal teeme veel gaasi ja tuule ka sinna kõrvale. Nii, aitäh, Martin, mitu küsimust. Esimene, see CO2 temaatika, jah, ma olen suga nõus, et see võitlus tuleks ära lõpetada ja elu läheks palju rahulikumaks ja Hanah Lahe ja tema sõbrad ei peaks kogu aeg stressis olema, et maailm hukka saab. Ja kui inimesed ei ole stressis, siis nad jääb koolis füüsika ja matemaatika paremini külge ja siis nad saavad seda tuumajaama arenduse kiirust tõsta ja meile lähemale tuua. Lihtsalt täna oli ettekande aeg piiratud. Ma tõin selle CO2 heitme mängu selle jaoks, et terve hulk inimesi arvab, et see on probleem ja siis et arvudega neile ära näidata, et kui nende jaoks see on probleem, siis nad ei peaks tegelema gaasijaamaga, vaid põlevkivijaamaga, sest siis oleks probleem väiksem. Ma olen suga nõus, et tegelikult probleemi ei ole, aga kuna nad arvavad, siis nad võiks vähemalt enda dogmadest lähtudes neid arvutusi teha. Nüüd, mis puudutab seda, et tuuma pluss tuul ja päike, ma täna Kadastiku pean mainima mitu korda, me käisime ühel debatil Kadastikuga, peale seda debatti ma arvan, et kui mitte temaga sama erakonna liige, aga vähemasti seal toetaja, aga ka energeetikas väga tugev inimene kirjutas mulle, et Rain, väga hea debatt oli ja sa rääkisid õigeid asju, et Maarjo ei saa päris tõde rääkida, ta peab ikkagi neid ideoloogilisi jutupunkte ka rääkima. Et tegelikult ma arvan, Maarjo endale tunnistab, et kui me teeme tuult ja päikest, siis tuumajaama, kuidas ma ütlen, äriplaan läheb aina kehvemaks. Sest et kui sul ikkagi päikselise ilmaga on nullhinnaga päikeseenergiat turul, siis tee või tina tuumajaam nii-öelda ei mahu turule. Mina ütleks, et energeetika loogikast lähtudes oleks niimoodi, et teeme tuumajaama ja siis päike ja tuul ei mahu turule, sellepärast, et nad on nii juhuslikud energiatootmisvõimsused, et neid ei ole lihtsalt vaja teha. Kui keegi hobi korras tahab, muidugi see on hobidega tuleb ikka tegeleda. Ja mis puudutab, et fossiil, olgu see näiteks põlevkivi või gaas ja tuul ja päike, siis see jällegi muudab fossiilkütuse tootmisvõimsuse äriplaani kehvemaks, aga jälle need heitmed, kui sa isegi kui sa kodus ahju küdema paned ja algul see põlemine ei ole täielik, siis tuleb igasuguseid kahjulikke ühendeid sealt. Ja ega sama on nende fossiilkütuste põlemisega, et kui nad saaksid stabiilselt ja kogu aeg soojas olla nii-öelda, küdeda ja elektrit toota, siis ka keskkonna jalajälg oleks oluliselt väiksem. Nii et jah, mina ütleks, et ei ole vaja neid tuule- ja päikese võimsusi installeerida ja muidugi ka hobidega on see, et kui keegi hakkab hobiga tegelema, see on väga tore, kui ta selle hobi tahab ühendada üleriigilisse elektrivõrku, siis seal me peaks küll mõtlema, et millised tasud sellega kaasnevad. Sest inimesed need hobidega tegelejad tihti saavad aru, et hobi on kihvt küll, aga talvel tahaks ka elektripliidi peal munepraadida valges toas ja siis on vaja kuskilt juurde saada. Aitäh! Harro Vooglaid, palun! Jaa, suur tänu! Sellest numbrimaagiast rääkides teie ettekandega ongi see sama probleem, et kuidas öeldakse,
ei maksa faktidel lasta head lugu rikkuda. Et siin koalitsioonierakonnad ongi mõelnud ju väga hea loo välja ja mulle tundub, et te oletegi tulnud seda siin faktidega rikkuma, et see on inetu nende vaatepunktist. Aga kui see kõik, mida te rääkisite, vastab tegelikult tõele, kui ongi olukord selline, nagu te kirjeldate siin, siis minu meelest on ju täiesti võimatu järeldada midagi muud kui seda, et kogu see projekt, mida ellu viiakse, on ilmselgelt vastuolus Eesti ühiskonna parimate huvidega, Eesti rahva heaolu taotlusega ja teenib kitsaid korporatiivseid huvigruppe. Et kas te olete kaalunud seda, et seesama jutt, needsamad faktid, needsamad seosed, seesama arutlus tuleks panna kõlama mitte siin Riigikogu saalis, vaid võib-olla Riigiprokuratuuris, et pöörduda nende poole, sest et siin on minu meelest tegemist väga suure kelmuse tunnustega kogu selle loo juures. Aitäh. Lühike vastus on, et olen nõus küll. Ja pikem vastus on see, et selle vastu, ma arvan, on raske võelda ja ega ei peagi võitlema, et erinevates valdkondades, olgu see energeetikas või mujal, tegelevad ettevõtjad, tegelevad ka lobiga, et luua soodsat pinnast kas siis oma sektori tegutsemiseks ja vahest isegi kitsamalt üritab mõni, et tema ettevõtte sektori sees saaks kuidagi eelise. Sellega loomulikult inimesed tegelevad ja arvestades inimloomust, raske on neile ka midagi ette heita. Küll aga see saal siin peaks põhifookust erinevates valdkondades hoidma sellel, et see raamistik, mille me loome, tagaks võimalikult võrdsed tingimused ettevõtjatele tegutsemiseks, aga energeetika mõttes tagaks selle, et ülejäänud majandus saaks õitseda või vähemalt püüdleks selle suunda, sest piisaval hulgal kättesaadav, usaldusväärne ja soodus energia on tegelikult üks olulisemaid sambaid selle meie heaolu ühiskonna kestmises. Et selles valguses ma arvan jah, et konkreetseid kaasuseid mina ka tahaks, et keegi uuriks võib-olla sellise seadusele vastavuse nurga alt, aga siin saalis võiksid kõik sõltumata sellest, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis, ikkagi endale meelde tuletada, et nemad ei ole siin saalis selleks, et püüda mingi suur rahajuga kitsaringi taskusse juhtida ja siis ilma rahvalt seda aina suuremas koguses maksude või tasude või millegi muuna kokku korjata. Aitäh. Isegi Kadastik oli nõus, noogutas. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma veel aitan eelmise küsimuse osas ka ettekandjat, sest see oli keeruline küsimus, et kuidas see kelmus on kõik toime pandud. See on kõik pikka aega kestnud, sest nõukogude nomenklatuuri hulka kuulumine oli tihtipeale ka kas seotud otsese kollaboratsionismi või kelmusega. Oli muidugi ka mõned helgemad hetked neil. Aga läheme nüüd edasi, et vaatame, kuidas siis subsideeritakse kõike seda juhuelektrit. 2,8 miljardit on praeguse plaani järgi plaan tõsta meretuuleparkide toetust, 200 miljonit pluss maatuuleparkide toetust. Huvitaks see, et mida sama raha eest võiks saada? Mida me võiksime valmis teha? Tegelikult kas mitte nii, et põlevkivijaamad saaksid korda, tuumajaama saaks ehitada ja nii mõndagi, sest salvestuste hinda ei ole siia ammugi arvestatud. Palju maksab see hiiglaslik auk Paldiskis? Jaa, esimene ots, mida saaks lõpetada ära jutu, et nii palju raha on puudu, et makse tuleb kogu aeg juurde raiuda. Et kui sa miljardeid ikkagi sõna otseses mõttes tuulde plaanid lasta, siis mõnes mõttes tuulde on võimalik raha lasta ükskõik kui palju. Ega midagi nagu sein ette täis ei saa atmosfäärsed. Et selles mõttes ja selle 2,8 miljardi eest paneme konteksti, eks ole, palju meil siin loodetakse automaksuga 200 miljonit pluss koguda, mõne teise maksutõusuga teist sama palju ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et rääkimata sellest, et kui me tõepoolest paneme siis energia selle tuumajaama ehitusse, lõpetamegi ära selle jutu kogu sellest tuulest ja päikest, see võtab juba nii palju aega ära, ja siis seal, ma ei tea, valitsuse laua taga igal pool, kui ehitatakse, aeg kulub, võtame eesmärgi, me oleme väike riik,
tuumajaama suunas ja seni ütleme Ida-Viru energeetikutele, et kui vaja, ehitage üks plokk juurde ja hoidke nii kaua elektri hind mõistlikul tasemel, kui meil see tuumajaam valmis saab. Et saaks palju häid asju, aga palju halbu asju võiks jätta tegemata. Aitäh. Mario Kadastik, palun. Aitäh. Ma üritan siis kiirelt sul paar sükest elementi juurde anda, et see 15 miljardit oli arvestatud Enefit Poweri välja öeldud põlevkivi hinna eelmise aasta keskmise hinna vahe järgmise 15 aasta peale. Siis sinu väide, et kui tuult on metsikus koguses üle, et siis nagu on meil suur probleem võrgus, selleks, et see sinna üle jääks, peab olema tarbimine vastas, sest nad peavad kõigepealt tegema pakkumise turule, kui nad sealt turule ei saa, siis nad lülitavad ennast ka välja. Ja selle 120 miljoni osas, sa võiks kuulata seda eilset debatti Urmasega, mis me pidasime, ta ikkagi ei süvenenud üldse numbrimaagiasse. Aga siin ettevõtete huvi osas on sul natuke vale eeldus. Koore riisuvad praegult Kiisa ja teatud Leedu ettevõtte. Ehk siis tegelikult kõik need ettevõtted, kes tahavad akusid ehitada, need tahavad turule saada. Nad tahavad sinna nagu juurde saada. Seetõttu nende huvi on sinna turule saada, mitte hoida seda hinda seal kõrgel. Aitäh, Marju, ma aitan sind. Koore riisub Kiisa. Ma ei vaidle sulle vastu. Nüüd üks suur päikese ja akude arendaja tahab ise koort riisuma hakata ja Kiisa ära osta. Ja valitsuses on plaan see neile müüa. Elering muidugi on vastu, sest Eleringile ka meeldib koort riisuda, kuigi ta on riigi ettevõtte ja peaks tegelema sellega, et koort rahvale piltlikult öeldes jagada. Et ära nüüd arva, et kui päikese- ja akuenergeetikud Kiisa jaama endale ostavad, siis nad ostavad selleks, et koort mitte riisuda. Vastupidi, neil on veel parem plaan, kuidas koort riisuda ja see on mõistlik. Ettevõtja peabki niimoodi, seda ma kordan veel kord. Ettevõtja peab teenima kasumit, ta peab vaatama, milline on raamistik ja selles kõige paremal viisil toimetama, et teenida kasumit. Meie siin peaksime vaatama, et kõik ettevõtjad saaksid teenida mõistlikku kasumit, mitte nii, et me müüme oma selle koore riisumismasina kellelegi teisele koore riisumiseks ja siis järgmine aasta loeme neid erakonna toetuse aruandeid ja siis vaatame, et näed, kui huvitav, inimesed on rikkaks saanud ja on hakanud erakondi toetama. Et ei ole see. Nüüd põlevkivi hind. Mul on isegi sees sisse antud otsuse eelnõu, et meie valitsus peaks asuma läbirääkimistesse poolakatega, ka lätlaste, leedulastega ja soomlastega, et teha ühine ettepanek Euroopa Komisjonile, et seoses kehva geopoliitilise olukorraga, seoses energiadefitsiidiga vabastada meie energiatootmise ettevõtted CO2 kvoodi ostmise kohustusest. Euroopa alusleping annab võimaluse igasuguseid selliseid erandeid teha ja kui me seda teeksime koos, tõenäosus, et see läbi läheb, oleks suurem. Ja kui nüüd karta seda, et pankuritel lendab siis kvoodi instrumendi asi vastu taevast ja siis pankurid, nagu me Eestis teame, et pankurid on sellised kõvad pigistajad, et käid korra peaministri juures ja peaminister kohe teeb nii, nagu pankurid ütlevad ja ega ka Euroopas tekiks see surve. Aga ma oma otsuse eelnõus maandasin selle riski. Samaks perioodiks, kui meile antakse see vabastus, ja ma arvan, väga pikaks perioodiks ei pea andma, 2-3 aastat vabastus, selle aja peale lendab see süsteem nagu nii vastu taevast. Aga selleks perioodiks, et Euroopas inimesed ka ei mõtleks, et pankurid läheb nüüd halvasti, võtaksid nad turult sama koguse neid kvoodiühikuid ära. Ehk et nii-öelda kvooditurg jääks mõjutamata. Hispaanlased, prantslased, belglased saaksid rahulikult selle 80 euro taseme peal nendega edasi kaubelda või nagu pankurid hoiavad seda sellise natuke investeerimisportfellis sellise turvalise riikliku elemendina, eks ole, et kui sa 80 pealt lased tootamatult 20 peale, siis läheb ilmselt mõni suur pank pankrotti ja siis mõni riik sealt takka järgi, et ei ole vaja, aga lahendus on ka pakutud. Nii et kui sa nüüd kohtud oma koalitsioonikaaslastega, ütle, andke mulle seda Epleri head ettepanekut lugeda ja minu arust võiks sellega edasi liikuda. Ja siis, kui seda ei ole, siis põlevkivi hind, ma just rääkisin sulle ära selle põlevkivi hinna loogika. Palju odavam põlevkivist teha elektrit kui gaasist ja palju väiksem on CO2 heidega. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja, et tõesti nauditav täna kuulata seda olulise tähtsusega küsimust ja erinevad vaatepunktid nii arsti seisukohalt, looduse seisukohalt ja ka energeetiku seisukohalt, mis on väga silmi avardav ja peaks olema saal rahvast täis, aga ma eeldan, et kõik ja paljud liikmed istuvad tubades ja teevad märkmeid usinasti ja saavad selle info kõik kätte. Aga ma tulen selle CO2 juurde tagasi, et nii nagu sa rääkisid, on see üks osa
börsiteemast, mis on portfellides, mis on investeering. Meil kunagi oli ka see mingi osooniaugud tekkisid, aga siis jälle mingi maailmavaate muutusega kadusid osooniaugud ära, võeti CO2, et sinu ettepanek on väga mõistlik, et see CO2 üldse ära kaotada ja Eesti võiks teha ettepanek Euroopast saada erisus, et me kaupleme ilma CO2, et kindlasti toetame. Ja mis sa arvad siis, et kui kaugele me võime sellega jõuda? Aitäh! No vaadates nüüd seda kogemust, 2-aastast kogemust siin Riigikogus, kus on olnud isegi selliseid naljakaid situatsioone, et opositsiooni esitatud mõistlik ettepanek ikkagi hääletatakse maha ja siis tullakse nädal aega hiljem enda sama sõnastusega ettepanekuga. Et siis see oleks võib-olla kõige optimistlikum lootus, et ma ei arva, et minu ettepanek leiab toetust nii, et sellega edasi liigutakse, aga ma loodan, et mõni koalitsioonisaadik, näiteks Kadastik, et siis hääletatakse minu ettepanek maha ja nädal aega hiljem tuleb Maarjo, ütleb, teeks sellise asja, et asuks läbirääkimistesse CO2 kvoodi ostukohustuse kaotamiseks. Ja see oleks Eestile küll väga hea, kui siis me sellega niimoodi edasi läheks. Nii et lootkem sellele, ega enam optimistlikumaks siin ka minna ei saa. Martin Helme, palun. Aitäh! Ikka peab optimist olema, eks? Meie kõik oleme optimistid, me oleme veendunud, et see, mida Donald Trump nimetab green scam, eks ole, rohepettus või roheskeemitamine, see tegelikult juba lõpeb. Juba lõpeb, selles ju meeleheide ongi, et see raha, see 3 miljardit ja iga-aastased 100 midagi miljardit või miljonit subsiidiumit, see tuleb veel kätte saada. Ennem kui patsient parasiitide käes ära sureb. Peavad parasiidid oma kätte saama. Aga müüakse seda pettust meile valedega, neid valed on muidugi Goebbelslikus mõõtkavas ja jäävad vahele kahepalgelisusega, vaata. Sest kui meile räägitakse, et CO2 on probleem, millega tuleb võidelda, muidu me kohe kõik kärssame surnuks, siis tegelikult tegeletakse CO2 edendamisega. Minu meelest liiga vähe saab tähelepanu küsimus, kui palju kõigepealt tekitatakse siis CO2 saastet, nii-öelda saastet, kui pannakse püsti üks 300-meetrine, 350-meetrine tuulik. Minu meelest äkki aitad seda ka neile meelde tuletada? Vot seda numbrit, ma ütlen ausalt, ma ei tea, aga kui vaadata seda sellist laia rohenarratiivi, siis kahtlemata betoon on seal üks kõva kurja juur, eks ole, suur CO2 heide. Siis kui me vaatame seda, mis toimub, et kuidas saada terast, jälle halb, hirmus heide ja kõik on halvasti, nii et siin, seal see heide. Ja ma olen tegelikult palju mõelnud, et selle peakski ette võtma mõne konkreetse tuuliku projekti pealt ja need arvutused ära tegema. Kuidagi alati tuleb mingi muu asi vahele, pole jõudnud teha. Mis puudutab sinu juttu sellest, see rohepettusest, siis mul tuli meelde, et ma jätsin kolleeg Arvo ühele osale küsimusest kommentaari andmata, et olid tõesti see osooniaukude mure, aga siis enne, kui me jõudsime kliima soojenemise mureni, oli vahepeal veel jääaja tuleku mure. Et seal kusagil 90ndate alguses oli probleem, vajas lahendamist see, et kohe külmume ära. Aga siis ei tea, mis valgustus sellel Al Gore'il oli, ta vaatas, et selle külmumise vastase võitlusega nii palju raha ei voola, et ütles, et hoopis ei külmu ära, keema lähme. Ja rahad hakkasid, selles mõttes Al Gore oli tõesti osavam pettur, et tema sai ikka rahad üle maailma päris jõuliselt liikuma. Kahepalgelisus. Meile esitleti teisipäeval uuringut, selles mõttes jutumärkides uuringut, aga seda nimetati uuringuks. Seal uuringus mainiti ekstra ära, et igasugused Emorid ja muud uuringufirmad ei oskagi päris hästi uuringuid teha, aga nüüd leidus seltskond, kes tegi kvaliteetse uuringu. See seltskond oli Sihtasutus Liberaalne Kodanik, SALK, ja nad tegid siis uuringu ja uuring oli, seal oli erinevaid küsimusi, aga üks küsimus oli muuhulgas see, et isegi kui on terviseriskid tuuleparkidega, kui me teile raha anname, et kas te siis suhtute natuke vähem negatiivselt tuuleparki. Ja enamik inimesi loomulikult, kui sa ütled neile, et sa oled vastu, aga ma annan sul raha. Ma arvan, et kui mida sa raha hulka järjest suurendad, sul tekib aina rohkem pooldajaid. Nagu maksad inimestele ja siin just, et okei, anna raha siis ja pärast vaatame.
Aga seda küsiti ainult tuule kohta. Näiteks ei küsitud tuumajaama ega põlevkivijaama kohta, et kuule, aga teeks ikkagi põlevkivist odavat elektrit ja ma annaks sulle raha ka. Et ma arvan, et oleks olnud ka see, et jõle paljud inimesed toetavad, et mille kohta küsid, et anname raha ja lähebki toetus üles. Et selline sõltumatu uuring tehti. Ja siis veel see kahepalgulisus selles valguses, et iga kord, kui ma mõnes vestluses nimetan põlevkivi, siis ütleb mõni reformierakondlane. Aga hingamisteede haigused Ida-Virumaal. Aga siis tuulikute puhul nad teevad nii, et on küll terviseriskid, aga me anname raha. Ma ütleks, et põlevkivis lahendame ka siis hingamisteede haigused ära, anname Kirde-Eestis inimestele raha ja teeme põlevkivist elektrit. Kusjuures, kui me põlevkivist hakkame soodsat elektrit tegema ja meie majanduse tööstus hoo sisse saab, siis ma arvan, me saamegi nii rikkaks, et võibki Ida-Virumaal inimestele raha anda, aga muidugi ega see ka ei meeldi reformierakondlastele, et suur hulk inimesi rikkaks saaks. Selle nad on nagu sotsidelt üle võtnud, sest ma olen ka otse küsinud ühelt sotside kunagiselt kõrgelt esindajalt, et kas teie selline ideaalmaailm on selline, et oleks mõned ettevõtjad, kes oleks hästi rikkad ja täidaksid seda funktsiooni, et täidaks riigikassat ja lisaks täidaks seda funktsiooni, et inimestel oleks kedagi sõimata ja valitsusel, et vahigus kasumit ja niimoodi. Ja siis, aga see ülejäänud raha jälle sotsid annaks inimestele. Vaata, kui hea valitsus ja need halvad ettevõtjad teenivad kasumit ja nii edasi. Minu arust Reformierakond on oma sellest nagu baas mõttes jõudnud sinna samma kohta, et hoida inimesi sellises kohas, kus nad ei saa olla iseseisvad, sõltumatud, toime tulevad, et siis saab nendega paremini manipuleerida. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh. See, et see kõik on suur korruptsiooni ja rahapesu projekt, see on ju ilma hästi relvastatud silmatagi näha. Et kui me vaatame kas või seda, et terve hulk nendest firmadest, kes siin peaks hakkama seda toetust saama, on ju sisuliselt riiulifirmad, ühe mehe firmad aga ma tõmbaksin siin paralleeli ja see on ka küsimuse sisu, et me oleme nüüd juba 10 aastat näinud, et meil ehitatakse sajandi raudteeprojekti nimega Rail Baltic ja ei idane ega mädane, aga raha muudkui voolab, miljardid on juba läinud, keegi on need miljardid saanud. Et mul on selline kahtlane tunne, et tegelikult ka need tuuleärimehed, neil jumala suva, kui palju sealt elektrit tulema hakkab, kui palju, missuguse hinnaga see elekter tulema hakkab, kas seda kuskile panna saab või ei saa, peaasi, et raha voolab. Kas sul on samasugune tunne? See ei ole isegi tunne. Ma rääkisin ühe oma sõbraga, kes tööalaselt palju tuuleenergeetikutega suhtleb. Ja siis ma kuidagi seal niimoodi tõgasin teda, et aga sa küsi nende käest seda ka, et kuidas nad näevad seda ühiskondlik kulu ja kust oleks sootsamist. Ta ütles, et ega neid see ei huvita. Neid huvitab, et raha tuleb. Ja kui ajas veel rohkem tagasi minna, siis üks Eesti energeetika pikaaegne tegija rääkis selle asja tausta, ütleme selline 15 aastat, natuke 20 aastat isegi tagasi, et kui Saksamaa suure selle energiapöörde Energiewendega pihta hakkas, siis ta oli veel siis ka 20 aastat tagasi, 20 aastat noorem mees, aga energeetikat ja füüsikat ja kõiki neid arvutusi hästi tundev ja siis ta oli seal ühel konverentsil ja küsis ühelt Saksa energeetika grand old manilt, et kuule, aga see, mis te siin räägite, et see ju see ei tööta, et see ei vea välja. Ja siis see Saksa vanahärra patsutas talle õlale ja ütles, tead, sina tegele oma asjadega, mina tegelen oma asjadega ja koridorides liigub väga palju raha. Aitäh. Ja Maarja Kadastik, palun. Aitäh. Jätkame sealt, kus meil pooleli jäi. Kiisa erastamist muidugi ei ole lähima 2-3 aasta jooksul plaanitud nagu toimuma, nii et see päris argument ei päde. Aga pigem on ikkagi need, kes akudega tulevad, on need, kes tahavad saada selle piruka juurde, nagu seda mainid. Ja selle põlevkivi osas, siin ma olen tegelikult ka öelnud Andresele, et me peaks tegema siin ikkagi korraliku arvutuse läbi, et muidu käib sihukest ühes suunas, teises suunas vaidlemist, nii et vähe ei ole, sest 200-sest hinnast ainult 70 on CO2, nii et 130 ja sinu öeldud paarkümmend, seal on nii suured käärid vahel, et tõde on kuskil metsas veel hetkel, et meil oleks vaja see täpselt aru saada, et saada sellest objektiivne pilt.
Aga noh, ma siiski üritaks väita, et see 2030 ei ole objektiivselt võimalik opereerimise, kapitalikulude ja kõige muu mõttes sinna kuidagi tuua. Et see nagu retoorika sellest hästi odavast põlevkivi elektrist nagu ei ole ka ikkagi päris nagu adekvaatne selles osas. Ma nii palju, oli sul, jah, vabandust, ma nii palju täpsustaks, et ma täna ei rääkinud põlevkivi elektri lõpphinnast ühtegi numbrit, ma rääkisin kütuse hinnast, ma ütlesin, et gaasi kogus, mis on vajalik megavatt-tunni tootmiseks, maksab täna 34 eurot ja põlevkivi kogus, mis on vajalik 1 megavatt-tunni tootmiseks, maksab, kui me arvestame vanade plokkidega, kus läheb umbes tonn, siis on see 20 eurot, aga kui me räägime Auverest, siis see on 0,7 tonni 14 eurot. Et ma rääkisin lihtsalt seda, et kütuse hind põlevkivil on 2 korda gaasist odavam. Gaasijaama on natuke odavam ehitada, tal on lühem eluiga. Noh, kõik need arvutused, eks ole, aga kütuse mõttes on, ma lihtsalt tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et milleks ehitada oma energeetika üles imporditud kütusele, eriti valguses, kus mingit võitu heitmes ei tule, aga hind on 2 korda või rohkem kallim. See oli see mõte, mis ma tahtsin nagu edasi anda. Ja tõepoolest, miks Euroopas meid ei mõisteta selle põlevkivi teemaga? Sest kellelgi teisel ei olegi põlevkivi. Me olemegi üksi ja me saaksime olla selline väga unikaalne väike riik, kes ise enda loodusvaraga, ilma seda kusagilt importimata, suudab enda energiajulgeoleku tagada. Ja võib-olla, ja see on nüüd, võib kõlada natukene, ma ei tea, vandenõu teoreetiliselt, aga võib-olla ongi nii, et mõned suured riigid või mõned riigid, näiteks Skandinaaviast, kellel on ka ajaloos kogemust meie valitsemise üle, näiteks kui me vaatame pangandussektorit, aga võib-olla nad tahavadki ka energeetikas, metsanduses ja kõiges muus, et me ei astuks sammu edasi, sest siis nendel mingi äri kaob ära. Ma ei ütle, et see nii on, aga paljudes kohtades, kui sa võtad panganduse, võrdled, mida Rootsi pangad teevad Rootsis ja mida nad teevad siin, on erinevus. Seesama kindlustusteema, mis selle nädalal on meedias käsitletud, suur Norra kontsern, kõik on jumala kindlad, et Norras isegi ei tekiks sellist teema, siin tekib. Kui me vaatame metsandust, nii kui Eestis tahetakse teha mingit puitu rohkem väärindav asi, siis hakkab kuskilt, küll tekivad mingisugused aktivistid või tekib mingi muu jama ja ei saa nagu kännu tagant välja. Ja võib-olla on energeetikas samamoodi, et vaadatakse, et 1,3 miljonit rikkaks tahavad seal saada. Ei sobi meile. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Küsimuste vastuste aeg on läbi.